No nii, nüüd mul on väga hea meel sind näha, et me ikkagi sinuga ei andnud alla, oli ju meil motivatsioon väga tugev sinuga selle laivi teha ja meil on selles mõttes, noh, 20 minutit, 25 teeme selle laivi aega praegu, kui läks selle peale, aga teeme siis selle laivi ikkagi ära. Ja räägime motivatsioonist ja räägime sellest, et kuidas ikkagi olla motiveeritud ja kuhu see motivatsioon kaob ja kuidas sina ennast motiveerid. Et alustame, aga kõigepealt alustame sellest, et teeme tutvumisringi, et räägi palun paar sõna enda kohta, et kes sa oled, kust sa tulid ja millega sa saad meie kuulajat aidata. No ma võib-olla kõigepealt selgitan oma niisugust motot, et ma arvan, et hea tahtmise korral on elus kõik võimalik. Et võib-olla ma alustaks sellest oma motost, mis mind ka motiveerib siis, kui mul võib-olla motivatsioon natuke langeb. Aga kus ma siis tulen? Ma tulen oma tavalise eluga tegelikult restorani maailmast, et ma olen kogu elu töötanud restoranis ja hotelliäris ja olnud väga erinevate ettevõtete juht, mis toob endaga kaasa sadade inimeste värbamise ja samamoodi sadade inimeste koolitamise ja ka motiveerimise. Et kui sa oled juht, siis sa pead olema eestvedaja ja motiveerima oma inimesi, siis oleme üks rühmast grupist ja oleme eelkõige siis isiksused. Et minu fookuses on alati olnud inimene. Isiksus, juht kui isiksus, juht kui inimene, kui ma oma coach'i tööd teen. Aga täna ja praegu mul on siis niisugune harukordne võimalus, et minu õpetada või siis, kuidas ma ütlen, juhendada on üle 40 täiskasvanud inimese, see on siis 3 eri koolis. Et mul on toitlustuskorralduse akadeemia Tallinna Tehnikaülikoolis. Mul on 2 rühma Eesti ettevõtlus kõrgkoolis Mainor, kus ma siis kvaliteedijuhtidele räägin siis kliendisuhte juhtimisest. Ja siis mul on tempo koolituses, ma räägin üritusturundusest. Nii et hetkel on astume me ühte jalga rohkem kui 40 inimesega sellel koolitusmaastikul. Selge, aitäh sulle, Riita. Mina räägin siis paar sõna ka enda kohta, et praegu tegelen ka coachinguga, et 17 aastat olen töötanud avalikus sektoris, olen töötanud inimestega, olen töötanud klienditeeninduse osakonnas, kuigi minu esialgne eriala on küll nagu loodusega seotud. Aga meeldib inimestega töötada, meeldib neid toetada ja praegu mina näen ka seda nii-öelda missiooni, et toetan avalikus sektoris töötavaid naisi, kes tunnevad võib-olla enda elu sellist rahulolematust, väsitavad seisakud ja nad ei tea, ei julge sellest välja astuda. Ja et see on mingil määral ka meie tänase teemaga seotud, et siis, kui see motivatsioon nii-öelda kadunud on, et võib-olla lähmegi kohe selle nagu teema juurde, et mis sinu kogemus näitab, et kuhu see siis motivatsioon inimestel kaob, et miks see niimoodi toimub ja ma küsin ka meie kuulajate käest, et te võite kirjutada enda kohta, et millistel momentidel te märgate, et teie motivatsioon on nagu kadumas, et mingi olukord võib olla, et kirjutage palun, oleks väga huvitav seda lugeda. Nii, Riita, mis sina oled täheldanud, miks inimestel motivatsioon kaob? Mis juhtub siis tavaliselt? Ma tegelikult eeldan, et kõik, kui me hommikul üles tõuseme ja ärkame ja mõtleme, mida toob meie päev, et me oleme nii võimalikult positiivsed, kui me suudame ja meil on oma päevaplaanid ja et me käitume nii hästi kui võimalik, et me ootame päevalt nii head kui võimalik, et inimesel on antud kõik võimalused selleks, et olla õnnelik ja hästi elada. Aga mis on siis, mis see motivatsiooni ära viib? Et mina arvan, et sageli võib olla see väsimus, mis
motivatsiooni ära viib? Väsimus või see, et su ootused ei vasta sellele, mis on tegelikkus? Et võib-olla need on kaks niisugust asja, mis võivad motivatsiooni. Kindlasti, kui sul on mingid ebaõnnestumised ja need võivad seda motivatsiooni langetada. Jaa, täitsa nõus olen sinuga. Ja enda näitel ma võin lisada seda, et mind natuke demotiveerivad sellised, kui me räägime töös, siis mul viis motivatsiooni täielikult nagu alla siis, kui oli mingisugune nagu raske klient, kes helistab, kes elab seda nii-öelda emotsiooni sinu peale nii-öelda välja ja mina siis tol hetkel ka tundsin, et kuidagi kaob see motivatsioon ja tuju iseenesest üldse kaob tegelikult ja tundsin tol hetkel, et olen selles osas nagu demotiveeritud, et kui suhted iseenesest nagu lähevad nagu halvaks või et sellised momendid, aga see väsimus, mis sa ütlesid, ja ebaõnnestumised ka kindlasti demotiveerivad ja veel mulle tundub, et siis, kui me hakkame nagu võrdlema ennast teistega, et kui meile tundub, et keegi meist on nagu kindlasti targem, edukam, ja siis võib ka olla selline olukord, et kes mina siis nagu olen, et kaob see ka motivatsioon alla. Kuidas sulle tundub? Või sul vastupidine efekt, võib-olla see vastupidi sind motiveerib, et sina näed, et keegi on rohkem ja mina tahan seda sama. Et mina pigem käitun vastupidi, et võib-olla see on põhjus midagi saavutada. Ja siin võivad tulla ka sellised eripärad, et kus sa oma eluetapis oled, et kui tähtis on sulle teiste arvamus ja kui tähtis on see, et kellega sa ennast võrdled, et minu seisukoht on see, et alati on keegi minust parem. Alati on kellelgi midagi rohkem, aga ma võtan seda kui stiimulit millegi poole minna, aga mitte seda kui võimalust kurb olla. Et ka coach'ina, et kui sul on väga keeruline klient, siis coach ei ole jumal. Coach teeb oma tööd ja kui sulle ikkagi või coach'ina mulle ei sobi minu see või teine partner, siis saab temaga rääkida väljaspool seda coach'i tööd, et sa võtad coach'i mütsi peast ära ja räägid selle inimesega. Et coach oma töös kindlasti peab säästma nii oma klienti kui iseennast. Et kui ikkagi, et siis tuleb võib-olla otsida teisi lahendusi, leida terapeut või kui on väga rasked kliendid, kes demotiveerivad nii, nagu sa ütled sind. Ja kui ma rääkisin oma kogemuses klientidega, siis ma ei mõelnud ennast nagu coach'ina, ma mõtlesin pigem ennast nii-öelda eelmisest elust, et praegu ma võin öelda, et mina teen seda tööd päriselt, mis mulle meeldib ja mul ei tulnud veel ühtegi klienti, kellega ma tunneksin ennast demotiveerituna, et vastupidi. Et jah, enne igat sessiooni natuke pabistad, aga see väga mind motiveerib, et ikkagi ma teen selle ära ja ma tahan seda ja ma liigun edasi, et see tekitab sellest nagu mõnusat tunnet, kuigi jah, hirm kindlasti tuleb nagu sisse. Et jah, kui me rääkisime sellest natuke negatiivsest kogemusest klientidega, võib-olla see oli nagu pigem nagu minu eelmine elu, aga jällegi see ei olnud alati, et kindlasti olid head ja positiivsed momendid ja mulle üldjoontes meeldis minu töö, aga mingil hetkel ma lihtsalt hakkasin ka tundma, et ma olen kuidagi sellest nagu välja kasvanud, et ma nagu ei arene seal, kuidas mina tahan seal areneda, seetõttu tuli ka selline motivatsiooni langus ja ma ei näinud seda nagu sisemist miks ma seda teen ja me jälle, me jõuamegi sinuga selle nagu järgmise võib-olla etapini ja kui me räägime motivatsioonist, et kui väga tihti räägitakse nagu välismotivatsioonist, et mind motiveerib mingisugune konkreetne kasu, mis ma saan, olgu see siis palk või mis iganes nagu, aga kui sa seest nagu ei saa aru,
miks sa seda teed, kui seest ei ole seda motivatsiooni, vähemalt noh, minu jaoks, ma sain aru, see on minu jaoks väga oluline, et aru saada, et miks ma seda teen, miks ma tahan seda teha, et see hoiab minu motivatsiooni ikkagi nagu heal tasemel versus seda, et noh, mis boonused või mis kasu ma saan selle, mis on iseenesest ka väga oluline. Noh, me elame materiaalses maailmas ja meie baasvajadused peavad olema ikkagi nagu rahuldatud, see on kõik väga normaalne, aga mina sain aru, et minu puhul ei ole see jätkusuutlik, kui mina mõtlen ainult nagu välismotivaatorite peale, et mis ma selle eest saan, et ma pean või mul on vaja, et ma jõudsin sinna punkti, kus ma küsin enda käest, kas ma tahan ja kui ma tahan, siis see tekitab mul seda lisamotivatsiooni ja lisa seda tahet, et ma tahan seda teha. Ja ma küsin ka siin nagu meie kuulajate käest, et kuidas teil on, et kuidas teie ennast motiveerite, kas alati see väline motivatsioon on teie jaoks oluline või see sisemine motivatsioon, et teie jaoks oluline? Palun kirjutage siia, kui tuginete ainult välismotivatsiooni peale, et kirjutage see välismotivatsioon ja kui sisemotivatsioon, siis kirjutage sisemotivatsioon, et meil oleks Ritaga väga huvitav teada saada, et mis teid motiveerib, et mis on teie nii-öelda tugipunkt. Et Rita, mis sina arvad sellest sissemotivatsioonist, et kuidas sul sellega on? No mina arvan, et minu jaoks on minu sisemine motivatsioon kõige tähtsam. Et kui mul on tahe midagi teha, soov midagi teha, siin võib ka olla vajadus midagi teha. Et need põhjused võivad väga erinevad olla, miks midagi teha. Aga kui mul on see sisemine motivatsioon olemas ja ma usun, et ma saan sellega hakkama, et seda on võimalik teha, siis see kindlasti motiveeribki mind tegema kas või näiteks koolitusi, kas või ükskõik mida, aga ma pean sellesse asjasse uskuma, see usk peab tulema minu seest. See asi peab minu jaoks õige olema, see peab minu väärtushinnangutega koos käima. Absoluutselt, absoluutselt. Ma olen sinuga täitsa nõus, et lihtsalt ma tükk aega võib-olla tuginesin ainult nii-öelda mingisugustele välismotivaatoritele, et ma olen selle nagu pean inimene, ma oskan teha siis, kui nagu sa ütlesid, on vaja ja mul oli periood, kus ma nagu ei mõelnud, kas see vastab minu väärtustele, kas ma tahan seda teha, on vaja, siis on vaja, pean, siis nagu peab tegema. Aga ja siis tekkiski mul nagu see sisemine konflikt, et mina sain aru, et see välismotivatsioon enam mind ei toeta, sest see ei ole kooskõlas minu väärtustega. Ja see, mis sa praegu ütlesid, mind väga kõnetab, sest tegelikult minu puhul see on väga-väga oluline, et kui sa usud, mida sa teed, kui sa tahad seda teha, siis jah, mingitel etappidel on vaja, mingitel etappidel sa pead, aga üldjoontes see annab sulle seda nagu energiat ikkagi nagu jätkata. Aga jah, vabandust. Ja, räägi, väga. Et see peab olema niisugune, mina ütlen, et see toidab sind, et olgu see siis heategevustöö või olgu töö, et sellel tööl peab olema see mõte, et sa tood sellega kellegile kasu, et sa tood ühiskonnale kasu, sellest tööst on inimestele kasu, sellest tööst on ka sulle endale kasu. Ja kui sa kogu tööd ei jõua korraga ära teha, siis tee see väiksemateks tükkideks, et võib-olla see aitab leida seda motivatsiooni, aga mina arvan küll, et vägisi ei pea ühtegi tööd tegema. Ja, täitsa nõus, et ja selles mõttes, et kui jälle väga huvitav teema võib olla, et mõned võivad siin meiega vastu vaielda, et võite pärast kommenteerida, et kas võib tööd teha ainult raha pärast. Et kui sul ei ole mingit motivatsiooni, et sa teedki ainult raha pärast seda tööd, et jah, raha on oluline, ma ei hakka väitma, et see ei oma mingisugust tähtsust meie elus, loomulikult omab, aga kuivõrd jätkusuutlik on selline strateegia, kui ainult selle pärast, kui sa teed, jah, sa nagu ütlesid, vägisi seda tööd, kui see ei ole kooskõlas sinu väärtustega, kui sa ei saa aru, miks sa seda teed, et siis jah, sulle võivad isegi pakkuda seda palgatõusu, aga mingil hetkel sa võid jätkata seda tööd, aga lõppude lõpuks sa ikka jõuad sinna punkti, et sa ei taha enam seda teha.
sinuga väga nõus, et mul on olnud elus igasuguseid hetki, rohkem on toredaid kindlasti kui raskeid hetki, aga mul on elus näiteks olnud üks niisugune hetk, et ma olin ühes väga suures ettevõttes osakonna juht ja ma seisin igal hommikul valgusfoori taga ja ütlesin endale, et Rita, mine täna veel. Pea veel tänane päev vastu. No see ei saa kaua kesta, see lõppeski sellega, et ma tulin sealt ära, kuigi motiveeriti seal olema, et sa ei saa vastu minna enda tunde, ma ei soovita, kõike saab. Aga kui kaugele on inimesed võimalus minna ja seal võib ka tervis hakata nagu rolli mängima, kui sa teed väga asju, mis ei pruugi sulle sobida. Ma ei taha niisuguse nostalgilise, väga kurva tooni võtta, aga kuidagi meie jutt on selline. Ja, me rääkisin sinuga sellest, et võivad olla sellised hetked, kui sa pead seda tööd tegema, töö näitel just, või sa oled selles olukorras, et raha küll olemas ja makstakse, aga jah, see ei ole selles mõttes nagu jätkusuutlik. Aga natuke me veel sinuga aega ja võib-olla tahaks rääkida ja jagada ka meie vaatajatega, et kui just nagu juhtub näiteks, et mingil hetkel ei ole seda motivatsiooni mingil põhjusel, et kuidas sina ennast ergutad, kuidas sina taastad seda oma motivatsiooni, mis strateegiad või mis nippe sina kasutad? No mina, kui mul on midagi, kui ma ikkagi näen veel seda valgustunneli lõpus, siis ma katsun selle tee, võib-olla selle raskema tee jagada väiksemateks etappideks ja tunda rõõmu siis sellest, et ma olen veerand teed ära käinud, 3 veerand ja kuidagi siis endale seda märgistada või väärtustada, et ma pean nii palju veel tegema. Et sageli me võtame kohustusi, mida me ei saa päeva pealt katki jätta. Ja et siis seda enesemotivatsiooni leida selles võib-olla kohustuste reas, et võtadki, meil on juba kevadest teada, kus ütleb õpetaja Lau Tootsile, et kui sa tervet tükki ei jõua, siis tee pool. Ja võib-olla see on niisugune nipp. Ja teine nipp on kindlasti see, et kui sul hakkab motivatsioon kaduma, siis küsi abi. Et tihtipeale on su abi, see abi sa ise ei näe lihtsalt, mis toimub, et see abi võib olla väga lähedal. Abi võib küsida ükskõik kelle käest. Kuni selleni, et sa lähed töötukassasse või sa küsid sõprade käest abi või sa kuulad oma lapsi. Et kui teised su kõrval näevad, et sinuga ei ole võib-olla asjad korras, siis kas küsi või kuula, mida nad räägivad, et sellest on kindlasti abi. Ja, täitsa nõus olen sinuga. Et jah, et nüüd tulebki abi küsida ja kui sa märkad, et ise ei saa hakkama, siis tuleb kedagi leida, kes saaks sind aidata. Ja mina siin kohal küsin ka meie kuulajate käest, et mis nippe teie kasutate, et taastada seda motivatsiooni ja mina näen, et Rita, sina oled meil kuidagi siin kinni jäänud see sinu video. Ja, kuulan siin. Nii, Rita, me sind väga hästi kuulame, aga millegipärast see live ketrab praegu. Ja mina küsin ka meie kuulajate käest, et Rita räägib, et kadus ära, huvitab. Et me siin kuulame väga hästi, aga mina näen, et sina oled kinni natuke jooksnud. Aga mina arvan, et me võime praegu siis selle laivi ära lõpetada. Et Rita jagas meiega oma nippe, minu arust oli väga kasulik, et kui teil on kommentaare või mingisuguseid märkusi, siis andke meile julgelt teada ja me